Tema on Kätlin Sepp, Eesti ujuja, kes tulnud 66 korral Eesti meistriks ning kelle nime Eesti rekordite raamatust võib leida 6 korral. Tema on Kätlini 6 aastat noorem õde Sigrid Sepp, kes noorusele vaatamata on tulnud juba 19 korda Eesti meistriks ja Eesti rekordite raamatust leiab ta 4 korral. Ees ootab Rio, et maailma ühe tihedaima konkurentsiga spordialal üldse sinna jõuda, peab olema maailmaklassi naine ja oskama mängida sajandikega osavamalt ning targemalt kui Paul Keres kunagi malenditega. See on Eesti ujujate eesmärgiks, aga mitte midagi ei saa jätta juhuse hooleks. Seepärast on ujumisliidulgi plaan B. No meile öeldi, et me peame kell 4 siin olema ja siin me oleme. Jah, öeldi, et saab Riosse siis, kui me kohale tuleme, et vaatab. Seda võimalust ei lase keegi käest. Just nii. Nii, tere tüdrukud, täna on teil siis klassikalise taiboksi trenn. Soojenduseks kasutame taiboksi hüppenööre, nii et võite nendega alustada. Trennid kulgevad meie ühe parima taiboksija mitmekordse maailmameistri Kevin Renno käe all. Progress on iga treeninguga märgatav. Mõlemad 1,83 m pikkused tüdrukud on sportlikult võimsad ja see ala sobib neile hästi. On ju nende põhidistsipliin selili ujumine ka füüsiliselt üks raskemaid. Ja kuidas küll Eesti naised seni ilma taiboksita üldse elada suutsid? Täiesti aru saanud. Ent õhku jääb küsimus, kumb neist siiski on parem. Kas ametliku kaalumise järel kilojagu enam lihaseid näidanud noorem õde või hoopis vanem? Kas omavahelise matši ajal saame selgust? Kas õde pluss õde võrdub õelus? Näha, et tüdrukud on väga andekad sportlased, et saavad hakkama, ma usun, ükskõik mis spordiala nad teevad. Et näha oli ka neil natukene erinevust, et üks on selline võib öelda, et näljasem, teine on niisugune vanem ja kogenum, pöörab rohkem tähelepanu tehnikale ja kistid tüdrukud ja väga andekad. On see alles tuline matš. Lööke sajab vasakult ja paremalt nagu rahet jaanipäeva aegu. Rohkem sprinterina tuntud noorem õde Sigrid paneb alguses korraliku tempo peale, et rohkem punkte koguda. Pikema distantsi spets Kätlin jagab aga siin oma jõuvarusid pikemale ajale. Vägev duell. Kas söandab keegi üldse kahelda, et maailmameistri ainest nägime mõlemas ões küllaga? Aga kes väljub siit võitjana? Kohtunik Kevin Renno otsus on järgmine. Lõpuks boksiringis võidab ikka see, kes rohkem tahab. No ma arvan, et mina olen parem. Mina ikka olen parem ju. No samas ei ole vahet, sest et kui taiboks olümpiale tuleb, siis kuld ja hõbe tuleb ära. Jah, äkki juba Rios.